Tere! Mina olen Telegrami peatoimetaja Mariann Joonas ja kui sa seda videot vaatad, siis sind ilmselt huvitab, et mis juhtus edasi pärast eelmist videot. Nädal aega tagasi pöördusin ma Telegrami lugejate poole abipalvega Telegrami jätkamiseks. Ja sellele palvele tuli väga palju vastuseid. Me kogusime nädala ajaga kokku 6320 eurot ja 83 senti, mis on päris palju raha ühe nädala kohta. Mida see tähendab? Esiteks muidugi seda, et Telegram ei lähe kohe kinni. Kuid teiseks tähendab see midagi palju suuremat ja olulisemat. See tähendab seda, et meie kõik koos saame asju muuta, kui me ainult ise tahame. Mina mõtlesin kunagi aasta tagasi, et mulle ei meeldi Eesti meedia. Ja kuna keegi teine minu eest midagi ära ei teinud, siis ma otsustasin ise midagi tegema hakata. Ja nagu näha, siis oli minusuguseid teisigi, kes seda soovivad selle muutuse jätkumist ja on sellesse valmis panustama. Kui sulle mõni asi Eestis ei meeldi või maailmas, siis hakka ise seda muutma. Keegi seda sinu eest ära ei tee. Poliitikud ei tee neid asju meie eest ära. Aga meil on tõesti väga suur jõud ja Telegram on selle elav tõestus. Miks on veel väga oluline, et inimesed ise rahastaksid sellist alternatiivset allikat nagu Telegram? Välismaal seda tehakse niikuinii. Seal elataksegi inimeste annetustest. Kuid on veel üks väga oluline point. Kui meil oleks 3 rahakraani, ehk siis 3 rahastajat, siis 3 kraani on väga lihtne kinni keerata. Kui meil oleks 5-10 reklaamiagentuuri, kes meiega kogu aeg tegeleksid ja meid pinnal hoiaksid, siis ka 5-10 kraani on tegelikult üsna lihtne kinni keerata. Kui aga rahastavad inimesed ise, kaasa arvatud mina, siis näiteks 10 euro puhul peaks rahastajaid olema 1000, et kokku saada 10 000-list eelarvet. 1000 kraani on üsna raske kinni keerata. 5 euro puhul kuus oleks neid kraane 2000, 2 euro puhul 5000, 1 euro puhul 10 000. 10 000 kraani on ikka päris raske kinni keerata. Selle jaoks oleks juba vaja aktat või sispat või mõnda muud sellist toredat asja. Kuna me ei saanud veel kokku oma kuu eelarvet, siis meie pangaarved on endiselt avatud. Selle video all on õpetused, kuidas erinevate pankade internetipankades teha meile püsikorraldust. 1 euro, muud ei olegi vaja. Juba see toob kaasa muutus Eestis ja on vist praegu juba natuke toonudki. Lõpetuseks ma tahaksin teile rääkida illusioonist ja muljest. Teil on praegu mulje, et eelmine video on ebaprofessionaalsem kui praegune. Näiteks sellepärast, et seekord me enam ei loe maha või et seekord me enam ei istu vannitoas. Ma räägin teile nüüd natukene sellest illusioonist. Aga enne seda pean ma tegema ühe mustkunstitriki. Kas te olete valmis? Ma olen endiselt siin vannitoas. Lihtsalt sellepärast, et see on selle korteri kõige vaiksem ja kõige paremini valgustatud tuba. See kardin, mis mul abiks oli, on lihtsalt üks silt, mis aitas luua muljet. Neid silte on meie ümber tohutult palju. Üks selline silt on OÜ. Selle sildi ülesanne on täiesti õigustatult jätta mulje, et tahetakse teenida raha ja teha suurt äri. Kuid nagu te selle kardina varal nägite, siis sildid ei pruugi vastata tegelikkusele. Teine selline silt on MTÜ. Selle sildi abil jäetakse mulje,
et ei soovita raha teenida, vaid teha midagi väga head. Aga nagu te olete ajakirjanduse vahel selgeks saanud, siis see ei pruugi alati nii olla. Seega, ärge vaadake silte, vaid vaadake, mis on sildi taga. Aitäh teile!